Aitäh, Madis, et sa need pukid siia taha niimoodi natukene turvava kohana alles jätad. See on naljakas. Tere hommikust kogudus. Siin all seistes ma avastasin seda, et gravitatsioon all saalis ja siin üleval lava peal on kuidagi erinevad. Alati, kui siia üles tulla, siis kuidagi hakkab see maa tõmbama sind enda poole. Nii jalad hakkavad värisema, kui süda tahab kuidagi saapas äärde vajuda. Aga püüan hakkama saada. Aga kõigepealt teen ühe lühikese palve. Isa, ma palun seda, et sinu tahtmine, nii nagu taevas, sünniks ka siin maa peal täna. Ja pane mu suule valvurid, et ükski tühi sõna ei väljuks siit. Isa, vaid sinu auks ja kiituseks. Amen. Nii. Täna sellisel erilisel päeval nagu emadepäev. Nii palju head on öeldud ja lauldud. Madis ja Gunnar, see laul, mis te laulsite, see oli tõeliselt, need sõnad ütlesid kõik. Aga ikkagi, ma tahan tänada ka oma kallist ema, kes on olnud minuga nõnda kannatlik ja on mind juhtinud Jumala juurde, Jumala juures hoidnud kõik need aastad. Ja samamoodi ma tänan oma kallist abikaasat, kes on nii. Vabandust. Merksi naeratus lihtsalt praegalt võttis jalad veel nõrgemaks. Kes on olnud nii lahe ema meie lastele. Ja see on kuidagi lahe, mis Jumal on emade sisse pannud. Ma arvan, et mitte ainult minu ema ja minu abikaasa, vaid kõigi emade sisse sellise midagi suurt. Midagi, mis kuidagi lapsi ära ei lõhu. Ma olen näinud seda, et mul isana oleks tihtipeale kuidagi siukene võime võib-olla lapsi katki teha, aga siis on seal tark abikaasa kõrval, kes ei lase seda teha. Nii et aitäh, emad. Aga kui ma juba siia lavale sain, siis ma tihti ei saa siia. Siis ma eelmine kord Kristi tunnistust kuuldes ja täna Debora tunnistust kuuldes, ma mõtlesin, ma jagan oma loo ka. Tunne oli see, et kõik teavad ja tunnevad mind, aga päris palju rahvast on uut rahvast, kes võib-olla ei tea üldse, kes see Gert on siin. Et ma siis räägin kiiresti oma loo Jumalaga. Et ma olen siin koguduses küll siis mitte selles hoones, aga juba eelmises hoones, nii kaua kui ma ennast mäletan, olen ma siin olnud väiksest peale. Ja see oli aasta 1991 ja 5. juuli, kui mina Kurulaagris pärast ühte õhtust vaimulikku osa, mida ma mäletan, et meie eelmine pastor Meelis Eti vedas, tundsin oma südames seda, et ma tahan vastata sellele kutsele. Ma tahan võtta Jeesus enda südamesse vastu ja seal Männi metsa all ma mäletan, kuidas me õhtul palvetasime ja mul on tänase päevani meeles see rahu ja see rõõm ja see kergus, mis mu südamesse seal tookord tuli. Ja see oli midagi nii reaalset. See oli midagi nii reaalselt seal metsas, aga see oli ka midagi nii reaalselt mu igapäevases elus. Ma mäletan seda, et koju tagasi tulles, ma arvan, ema oli see, kes mulle kinkis Uue Testamendi ja see oli kuidagi põnev ja see oli siukene äge ja seda oli kuidagi hästi kihvt lugeda. Ja mõni nädal ma ei märganudki, et midagi mu elus oleks muutunud. Aga mõne nädala pärast ma märkasin seda, et olid paar asja enne seda, kui ma läksin sinna Peipsi laagrisse, mis mu elus oli. Üks asjadest oli see, et kuna tulime sellisest nõukogude ajast ja mu isa ei olnud kristlane ja ta tihti peale tarbis alkoholi. Üks asi, mida ma mäletasin väiksena, et ma kuidagi pelgasin seda, kui ta tuli koju. Ma pelgasin seda, ta ei olnud vägivaldne, aga mingisugune siuke hirm oli sees. Ja teine asi, mida ma mäletan, et pelgasin õhtal magama jäädes pimedust. Aga siis mõni nädal, kui oli mööda läinud sellest suvelaagrist ja sellest otsusest, ma märkasin seda, et need asjad olid kuhugi ära kadunud. Ja seda on nii kihvt, et täna siis, ma ei tea,
33 aastat hiljem on seda nii hea mäletada ja teada seda, et see oli päriselt. See elu muutev kogemus, see oli päris. Ja nii nagu Deborah ka rääkis, siis me teeme selle otsuse ja siis me elame ja vahest tuleb meie elus raskeid aegu, kus me võib-olla ei koge iga päev ja võib-olla me ei tunne iga päev ja siis ka minu elus on neil olnud. Üks aeg oli see, kui ma käisin kutsekas, siis pärast seda on Merks veel kommenteerinud, et neil vahepeal oli siin noortega täitsa mure mu pärast. Mis Gerdist saab? Et ta on kuidagi jäänud eemale, aga tänu Jumalale, et ei lasknud mind eemale jääda. Ja ma olen täna ikka siin. Ja kui ma täna tagasi mõtlen rasketele ja headele aegadele, on olnud neid aegu ka, kusjuures, kui ma sinna kutsekasse läksin, siis kõigepealt oli just selline aeg, kus ma olin nagu täitsa mäe otsas Jumalaga. Ma ei tundnud seal mitte kedagi ja siis, et lihtsalt mitte aega surnuks lüüa, ma hakkasin piiblit lugema ja mäletan seda, et Jumal oli nii ligi, et ma õhtati pidin magama jäädes lihtsalt ütlema, et okei, isa, jätkame homme, ma pean nüüd magama minema, et räägi homme edasi. Ja siis tuli selline aeg, kus ma võib-olla ei tundnud seda, aga täna ma võin öelda, et see on elu parim otsus. Nii et olge väga julgustatud. Nii, nüüd ma lähen oma plaaniga edasi. Ja kõigepealt ma tahan tänada väga Hilja-tädit. Hilja, kui sa õhtul vaatad seda ülekannet tagant järgi, siis sinu julgustus mõni nädal tagasi, mis sa mulle tegid, ütlesid, et Gert, sa võiksid rääkida kantslis, et ma nii tahaks seda. Siis see oli tegelikult see kaaluviht, mis selle kaalu sinna poole kallutas, et ma täna siin olen. Muidu ma oleks ilmselt ei öelnud, nii et Hilja, aitäh sulle ja ole väga õnnistatud. Kui mõni nädal tagasi Mattias siin kõneles ja tal oli ka taskurätiku abi vaja, siis ma mõtlesin selle peale, et kui mina tulen kantslisse, siis mul taskurätikust tegelikult ei piisa. Mul oleks vaja seda sinist paberirulli, nagu meil töö juures on, et võib-olla siis elaks selle teenistus üle. Aga et enda koormat kergendada, siis ma ütleks selle kohta nii, et ma täna ei jutlusta. Ma ei ole jutlustaja ja ma jagan lihtsalt teile mõningad mõtted, mis minu elus on keereld ja seda ette valmistades ka ma sain aru, et ega tegelikult suures osas ma räägin ise endale. Ja ma lihtsalt loodan, et keegi saab veel siit midagi. Aga see mõte kuidagi on mu sees keereld juba pikemat aega, aga ta sai siuksed raamid mõni pühapäev tagasi. Hommikul, enne pühapäevast teenistust, istusin köögis, kõik olid hommikusöögi lõpetanud, minul oli kohvikroov sees veel, kui Madis küsib tavaliselt pühapäeva hommikul, mitu kohvi juba Gert joonud oled. No võib-olla oli 4.-5. kohvitass. Aga see kohvitassi ääres istudes järsku tuli mulle siukene mõte, et meil on nii lihtne, mul on nii lihtne mõelda ja öelda seda, et ma ei saa eriti aru matemaatikast, ma ei saa eriti aru füüsikast, ma ei saa eriti aru keemiast, võib-olla pealiskaudselt, aga kindlasti mitte selle sügavusi. Aga ma tahaksin ära seletada Jumala, panna ta siuksesse pisikesse tikudoosi ja kui inimesed mul küsivad, et siis mul oleks kerge vastata neile. See on veider. Et asi, mille me inimesed ise oleme välja mõelnud. Matemaatika, füüsika, keemia, selle kohta on meil nii lihtne öelda, et ma ei oska seda. Ja selle kohta, kes on kõikvõimas Jumal, maa ja taeva looja. Tema kohta millegipärast on mul kiusatus panna ta teha hästi väikseks ja ära seletada. Sest kui ma seda ei suuda, siis mulle tundub, et ma ei julge teda ka kuidagi välja elada. Aga ma ei tea, kus see tuli. Mõni aeg tagasi mina oma elus kogesin sellest ühte vabanemist. Ma kogesin seda,
minu Jumal on nii suur ja nii võimas ja nii müstiline, et ma ei saa ega oska ega ka vaja kõigest aru saada. Ja siin selle kõigest arusaamise juures ma isegi ei mõtle seda, et nagu kõigest aru saada, vaid ainult see pisike pealiskiht, see tolmukübe, millest ma võin üldse aru saada, et ma ei pea isegi nendest asjadest aru saama, sest mu Jumal on nii suur. Ja see tõi mulle teatud vabaduse. Ja edasi mõeldes tundus see tegelikult mulle kuidagi loogikavastane. Sest loogiline ju on see, et kui midagi on hästi pisikest, midagi on hästi teada, kui on hästi teada, et 1+1 on 2, siis on ju sellest ka lihtne rääkida, aga minu elukogemus näitas seda, et kui ma teen Jumala hästi väikseks, siis millegipärast mul ei ole üldse kerge teda jagada. Mul ei ole üldse inimeste juurde kerge minna ja öelda, et Jumal on see või Jumal on too. Aga siis, kui ma saan aru, et Jumal on suur, väeline, võimas, see kuidagi, ma ei tea, minu elus on vabastanud selle, et ma võin temast palju julgemini rääkida. Ja ma ei mõtle siin mingisuguseid suuri teenistusi või suuri koosolekuid, kus rääkida, vaid lihtsalt oma sõprade, oma lähedaste eludes. Kui mu sõbra 6-aastane laps lahkub ilma ühegi põhjuseta. Või vabandust, nüüd ma läksin ühe libedale teele. Kohe kogun ennast. Või kui nädal aega pärast seda kirjutab mulle teine sõber, et nende väike printsess sündis 24. nädalal. Siis ma olen kogenud seda, et see koht, kus seda julgust kasutada, ongi nendes olukordades. Seal, kus ma ei suuda ära seletada, miks mingid asjad juhtuvad. Aga ma võin lihtsalt öelda, et ei ole sõnu, ei ole maailmas loodud neid sõnu, aga me saame palvetada sinu eest. Siukesed pisikesed asjad, aga kui ma tunnen suurt ja kõik võimast Jumalat, siis see annab selle julguse, kui võib-olla selle tikudoosi Jumala tundmise juures on mul see kartus ja hirm, et aga mis siis saab, kui see palve ei tööta. Aga kui ma tunnen suurt Jumalat, siis see ei oma tähtsust. Nii, aga loeme Jumala sõna ka, sest muidu on need ainult minu mõtted. Ja Johannes evangeelium, 5. peatükk. Nii, ja hakkame 8. salmist ja loeme 19. Jeesus ütles temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Aga see päev oli hingamispäev, siis ütlesid juudid sellele, kes oli terveks saanud. Nüüd on hingamispäev, sul ei ole sobiv voodit kanda. Tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma voodi ja kõnni. Aga terveks saanu ei vastanud, ei teadnud, kes ta on, sest Jeesus oli läinud kõrvale, seal paigas oleva rahva hulka. Pärast seda
leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud. Ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ära ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Ja sellepärast juudid kiusasid Jeesust taga, et ta seda oli teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Sellepärast püüdsid nüüd juudid veel enam teda tappa, et ta mitte ainult ei olnud pannud miskiks hingamispäeva, vaid oli ka ütelnud Jumal oma isa olevat, tehes ennast Jumala sarnaseks. Siis Jeesus vastas ning ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg nende samuti. Et kui ma mõtlesin seda mõtet matemaatikast, füüsikast, Jumalast, siis kuidagi see Jeesuse pilt, kuidas ta tihtipeale vastas sellega, et ma teen seda, mida ma näen isa ees tegevat. Ta ei vaevunud neile ära seletama selle vigase mehe kuidagi lapsepõlve või mille pärast see juhtus või kus see tuli. Või ta ei vaevunud ka neile ära seletama seda, et mis väega ta seda tegi. Aga ta vastas, et ta teeb seda, mida ta näeb isa ees tegevat. Selle juures kuidagi tekkis mul ka see tunne, et äkki ma ei pea nii palju tegema ja olema sellepärast, kuidas inimesed ootavad. Et äkki on see ka see tee, et ma teen sellepärast, et ma olen näinud piiblist, ma olen näinud sõnast Jeesust nii tegevat. Ja ma kuidagi see tundub nii vabastav. Ja üldse, kui me püüame mingeid asju ära seletada, siis see on kuidagi niisugune inimlik. Ja me võib-olla vahest arvame, mina arvan vahest, et ma suudan nagu mingit ilmutust tuua, nagu tegelikult on ainus, kes ilmutust saab tuua, on Jumal. Nii et see jälle võtab ära mult selle koorma, et ma peaksin kõike teadma ja kõike seletama. Aga vahepeale üks väike reklaamipaus. Et selle järgmise mõtte, mis mul selle teemaga tuli, ma sain ühest podcastist ja selle podcasti nimi on Vahejaam. Ja seda podcasti teevad Kristiina ja Naatan Metsala. Ja reklaamipausina veel nii palju, et nende viimane osa on ekstra emadepäeva osa ja hästi vahva. Seal on Heli külas ja seal on Kristiina ema külas ja see on tõesti vahva. Aga see, mis mind kõnetas tänase teema jaoks, oli mõned osad tagasi. Oli külaliseks Allan Kroll neil. Ja nende teemaks oli see, et kuidas kahtlustega usu suhtes toime tulla, aga kui mingi teema suses keerleb, siis sa hakkad järsku avastama neid kohti ja asju, mida sa võib-olla muidu laseksid kõrvust mööda. Ja mind väga kuidagi puudutas see, mida Allan seal rääkis, haakus minu jaoks nii selle teemaga. Ja Allan rääkis seda, kuidas ülikooli aegadel, kui ta ühte oma kraadi tegi, oli niisugune tund nagu tarkuse raamatud. Ja seda siis rääkis Vello Salo. Ja Vello Salo kuidagi avas Hiobi raamatu seal sedasi, kui tihtipeale räägitakse ja kristlased ütlevad, et Hiobi raamat on mõeldud selleks, et näidata, et ka õiged inimesed peavad kannatama. Siis Allan Kroll ütles, et ta vaidleb sellele julgelt vastu, et tema ei ole seda kuskilt Hiobi raamatust välja lugenud. Ja see, mida Vello Salo esile tõi sealt, oli see, et Hiobi raamat on kirjutatud selleks, et näidata meile,
et meie usk peab ka säilima siis, kui mõistus otsa saab. Ja see kuidagi väga puudutas mind. Ja Allan jagas veel natuke sellest Hiobi raamatust. Kui ma olen ka lugenud Hiobi raamatut, siis minu jaoks on natukene nagu jäänud küsimärk, et miks Jumal nende sõprade peale nii pahaseks sai. Sõbrad ju räägivad täiesti nagu õiget asja ja räägivad Jumalast kui suurest Jumalast. Et mis värk Jumalal nende sõpradega oli. Aga see, mida Allan ka esile tõi sealt, oli see, et Jumal pahandas nende peale sellepärast, et nad arvasid, et nad teavad kõike. Nad arvasid, et nad teavad seda, mille pärast see juhtunud on. Mida Hiob on valesti teinud. Ja nii tihti minu elus küll. Ma arvan, et ma pean iga päev tegelema selle patuga, et ma näen inimeste elusid ja mul tekib mingisugune mõte, et see asi selle inimese elus on selle pärast või mingi teise asja pärast. Aga siis ma pean ennast kuidagi kratist kinni saama ja ütlema, et ainus asi, mida mina teha saan, on õnnistada, aga ma ei saa kellegi kohta öelda, miks see tema elus on. Sest nii nagu see Hiobi raamatki, on palju asju, millest me aru ei saa, aga meie usk peab säilima. Et siis ma saan neid inimesi õnnistada ja kuidagi vaadata lihtsalt, et ma oma eluga hakkama saaksin. Et see, millega teised inimesed maadlevad, tegelevad, see ei ole minu hinnata. Ja üsna viimane mõte, mida Allan veel jagas, oli eriti kuidagi võib-olla üllatav minu jaoks Allani suhtes. Kui ma Allanit vaatan, siis Allan on võib-olla üks mees, kelle kohta ma võiksin öelda, et ta teab ikka kõike. Ta teab kõike Piiblist, ta teab kõike Jumala sõnast. Siis Allan ütles seda, et tema on viimaste aastatega pidanud õppima, leppima selle teadmistega, et suur osa pusletükke on puudu ja neid ei saagi olema siinpool igavikku. Et elada sihukese julgusega, et see, kui ma ei teagi ja kui ma ei oska anda hinnangut, see ei ole probleem. Nii et kui sihukene piibliõpetaja nagu Allan on seda ära tundnud ja kuidagi ütleb, et see on osa tema elus, siis mina võin julgelt ja rõõmsalt elada ka nii, et ma ei pea kõike teadma. Aga lõpetuseks. Et mis me siis kõige selle peale ütleme? Kas ütleme nii, et kuna Gert, kes midagi elust ja Jumalast ei tea, et siis me võime ka kuidagi jätta selle Piibli ja Jumala uurimise, sest ega ei olegi lootust midagi teada saada. Siis, et see nii ei oleks, ma loeks siia lõppu 2 kirja kohta. Üks on õpetussõnad, 25. peatükk ja teine salm. Jumala au on asja salajas hoida, aga kuningate au on asja uurida. Ja kui sõna ütleb ka, et me oleme kuningapojad ja meile on antud selline kuningastaatus, siis siit me loeme, et meie, isegi kui me aru ei saa, siis me saame ikkagi uurida ja õppida. Ja teine väga hea kirja kohta on 5. Moosese 29. Aitäh, Kalle, et sa ikka julgustad ja kaasa elad. Nii, 29 ja 28. Varjatu kuulub Jehovale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime kõigi selle sinase käsuõpetuse sõnade järele. Nii et minu julgustus täna endale ja sulle on see, et ärme pane kõike oma jõudu sellele, et Jumalat ära seletada, vaid paneme oma jõu Jumala südame otsimisele. Meil on suur ja sõnu seletamatu Jumal.
armastame siis teda ja selle armastusega maailma meie ümber. Aamen.